2022 aasta 24. veebruaril alustas Venemaa seda, mida president Vladimir Putin kirjeldas kui sõjalist erioperatsiooni. Eesmärk oli lihtne: vallutada kiiresti Kiiev ja sundida Ukraina mõne päevaga alistuma. Kuid nii ei läinud. Nii algas sissetung tund tunnilt ja nii lagunes Putini ning Vene armee plaan peaaegu kohe koost. Esimene päev kell 2:00 Kiievi aja järgi. Ameerika CIA jaamad, mis on peidetud maa-alustesse varjenditesse Valgevene ja Venemaa piiri lähedal ning töötavad koostöös Ukraina luurega, hakkavad märkama Venemaa raadio- ja mobiilside aktiivsuse järsku kasvu. Ameerika Ühendriikide välisminister Antony Blinken teeb jahmatava avaliku teadaande, et Venemaa tungib Ukrainasse. See pole enam küsimus kas, vaid millal. Ukrainas on territoriaalkaitseüksused juba mobiliseeritud, kuigi paljud kritiseerivad viivitust aktiveerimisel eelnenud nädalal. Kell 03:00. Ameerika Ühendriigid hoiatavad ÜRO'd, et Venemaa sissetung Ukrainasse on peatne. Kiievis avastavad ja ründavad Kiievi tsiviilisikud, politsei ja sõjaväelased Vene eriüksusi. Vene eriüksused kannavad suuri kaotusi ja on sunnitud oma eesmärkidest valdavalt loobuma. Kell 4:00 teatatakse plahvatustest Valgevene piiri ääres ja Ukraina idaosas. USA satelliit ja inimluure kinnitavad ettevalmistusi ulatuslikuks õhudessandiks, mis tuleb Valgevene ja Venemaa lennuväljadelt. Viited näitavad, et venelased üritavad kopterirünnakutega hõivata Kiievi lähedal asuvaid võtmelennuvälju. Ja seejärel hakkavad nad kiiresti tooma täiendusi traditsioonilise õhutranspordiga. Kell 05:00. Lodeossas Mustal merel kuulutab Venemaa välja täieliku mereliikluse keelu. Vene Föderatsiooni mere- ja siseveetranspordi agentuur kuulutab seejärel välja kogu mereliikluse peatamise Aasovi merel, kuna Musta mere laevastik viib seal läbi terrorismivastaseid operatsioone. Vladimir Putin ilmub seejärel riiklikus televisioonis ja teatab sõjalise operatsiooni algusest Ukrainas. Olen otsustanud alustada sõjalist erioperatsiooni. Kui Putin pöördub Vene rahva poole, hakkavad tavapärased Vene väed liikuma üle Valgevene-Ukraina ja Venemaa-Ukraina piiri. Ukraina väed ei astu enamusele neist sissetungidest vastu, vaid otsustavad kasutada maastikku ja seada aeglaselt tungivatele kolonnidele varitsusi. See strateegia näib toimivat, sest kusagil Põhja-Ukrainas sihib territoriaalkaitsesõdur oma relvaga sisse tungivat Vene kopterit. Ameerikas toodetud Stinger kasutab patarei jahutusüksust ja survestatud argoongaasi, et jahutada otsija äärmuslike temperatuurideni. See muudab kopteri infrapunase signatuuri jahedas taevas eredalt silmapaistvaks, nagu leegitsev päike. Rakett kasutab seejärel infrapuna- ja ultraviolettandureid, et sihtmärgile lukustuda. Vene GA-52 ründekopter tulistab automaatselt soojuspeibutisi, kui tuvastab, et sellel on lukustutud. Kuid raketiotsija ei lase end petta ja tabab ülemist rootorikomplekti, saates kopteri spiraalselt maa poole kukkuma. Samal ajal alustavad Vene elektroonilise sõjapidamise vahendid ulatuslikku kampaaniat Ukraina vahendite vastu. Õhutõrjeradarid on oluliselt kahjustatud, samuti raadioside. Kaliibri-tüüpi tiibraketid tabavad õhutõrjepositsioone, mis olid hüljatud vaid 24 tundi varem, kuna Ukraina kaitsjad liiguvad pidevalt, et vältida sihtmärgiks sattumist. Sõjale eelnenud päevadel on Vene elektroonilise sõjapidamise kampaania äärmiselt tõhus, halvates Ukraina võimet tõhusalt oma vastust koordineerida. Raketirünnakud ja õhurünnakud mobiilsidevõrgu mastide vastu algavad ning jätkuvad järgmise 48 tunni jooksul. Kuid see edu muutub venelaste jaoks kiiresti endale tekitatud haavaks. Vene luureagendid, kes olid tunginud Ukraina maapiirkondadesse päevade ja isegi nädalate jooksul enne sissetungi, avastavad, et nad ei suuda kõrgema staabiga ühendust võtta. Nad toetusid suhtlemiseks Ukraina mobiilsidevõrkudele, kuid Vene sõjavägi hävitab neid süstemaatiliselt. See koordineerimatuse ja planeerimise puudumine Vene sõjaväe ja luure erinevate harude vahel viib selleni, et lähiajal ei suudeta kasutada olulisi eeliseid ning sõjaeelsetele Vene taktikalistele eesmärkidele tehakse aktiivselt kahju. Just sel ajal hakkavad Vene raketid tabama Kiievit, Harkivit ja kaitseobjekte kõikjal Odessas. 05:20. Vene õhu- ja raketirünnakud tabavad Harkivi ümbruse lennuvälju ning sõjalisi sihtmärke Kramatorskis ja Slovjanskis. 05:30. Sõjaseisukord jõustub kogu riigis presidendi Volodõmõr Zelenski dekreediga. 0600 Vene kaliiber-tüüpi raketid sihivad Hostomeli lennuvälja ja lähedal asuvad rahvuskaardi baasi, kuid rünnakud on enamasti ebaefektiivsed.
06:16. Plahvatused raputavad Boryspili lennuvälja. Sihtmärgiks on sõjaline infrastruktuur, lennukid, varjualused ja tsiviilkaubalennukid. Kinnitatud on Venemaa dessantvägede saabumine, mistõttu Ukraina kaitsjad suunatakse lennuvälju kaitsma, kuid reageerimine on aeglane üldise segaduse ja venelaste elektroonilise sidehäirete tõttu. 06:34. Ukraina välisminister kinnitab avalikult, et Vene väed on tunginud Ukrainasse põhjast ja idast. Mustal merel liigub väike Vene laevastiku eskaader strateegiliselt tähtsa Zemini saare ehk Ussi saare suunas. 0700. Vene raketirisleja Moskva ja patrull-laev Vassili Baikov juhivad dessantvägesid, mille sihtmärgiks on Ussi saar. Saar on strateegiliselt oluline Musta mere loode osa kontrollimiseks. Samuti on see oluline Odessale ligipääsu kontrollimiseks, mis on Ukrainale elutähtis kaubasadam ja võimaldab tal pääseda ülemaailmsetele turgudele. Saarel käsib Vene rakkerühm 13-liikmelisel Ukraina piirivalvurite üksusel alla anda. Kuulsalt võetakse raadioside vastus üles ja see kajab üle kogu riigi ja maailma. Vene sõjalaev, mine putsi! Vene laevad alustavad saare pommitamist, samal ajal kui väike Vene merejalaväelaste dessantüksus alustab rünnakut. Mitmed Ukraina sõdurid, sealhulgas need, kes saatsid kuulsaks saanud raadiosõnumi vastupanust, jäävad rünnakus ellu ja võetakse vangi. Hiljem vabastatakse nad vangide vahetuse käigus ning nende trotslik sõnum kõlab üle maailma Ukraina-meelsetel meeleavaldustel. Samuti umbes kell 7 hommikul. Algab massiivne Vene rünnak, mis liigub Belgorodist Harkivi suunas. Rünnaku põhirõhk on suunatud Harkivile, teine rünnak on suunatud Vovtšanskile ning plaanis on jätkata Tuhivisse. 9:30. Vene õhurünnakud sihivad Ukraina lennuvälju, muutes Ukraina õhujõududel raskeks korraldada kaitselende Vene sissetungide vastu. Veel õhu- ja raketirünnakuid sihivad Ukraina juhtimiskeskusi, et halvata Ukraina sõjavägi. Venemaa peegeldab USA strateegiat mõlema Iraagi invasiooni ajal. Kuid koordineerimise, võimekuse ja väljaõppe puudumise tõttu on Vene strateegia osaliselt ebaefektiivne. Ukraina õhujõud peavad päeva vastu ja kogunevad, et tõrjuda Vene ründelennukid Ukraina südamest tagasi. Vene õhu- ja kosmosejõud seisavad silmitsi ootamatult tugeva vastupanuga. Raketikampaania Ukraina maapealsete kaitsepositsioonide vastu on olnud suuresti ebaefektiivne, kuna nad olid eelmise päeva positsioonidelt lahkunud. Löögijärgse kahju hindamise võimekuse puudumine tähendab, et Venemaal võib võtta päevi, nädala või isegi rohkem aega, et kinnitada, kas rünnak oli edukas või mitte. Selleks ajaks on sihtmärk kas tugevalt kaitstud või pole enam oma viimases asukohas. Võrdluseks, USA õhujõududel kulub selleks keskmiselt 15–30 minutit. Mõned Venemaa VVKO sees väljendavad kahtlusi oma võimes läbi viia USA stiilis õhukampaaniat. Avalikud raportid erinevad, kuid sõja esimestel tundidel võisid Ukraina kaitsjad alla tulistada koguni 4 ründelennukit. Veelgi enam, Venemaa elektrooniline sõjapidamine oli tegelikult liiga tõhus kiiruga Ukraina signaale segades. Nad ei suutnud oma sagedusi koordineerida. Ilma selle koordineerimiseta pimestasid Vene segamisüksused kogemata omaenda raadio- ja radariseadmed, saboteerides sellega tõhusalt seda eelist, mida nad üritasid saavutada. 09:30. Vene dessantvägede üksus, mis sihib Hostomeli lennuvälja, tõuseb õhku Valgevenes asuvast VD Bolšoibokovi lennujaamast. Rünnakus osalevad 31. kaardiväe dessantbrigaadi langevarjurid, 45. kaardiväe Spetsnazi brigaadi üksused ning väidetavalt ka 11. kaardiväe dessantbrigaadi üksused. Mi-8 helikopterid veavad 200–300 sõdurit, samal ajal kui turvalisust tagavad GA-52 ja Mi-24 ründekopterid. 10:30. Hostomeli õhudessantväed satuvad rünnaku alla käsitulirelvade ja Ameerika Stingerite poolt. Paljud saavad pihta, mõned saavad nii palju kahjustada, et on sunnitud tagasi pöörduma või maanduma. Tundmatu arv on alla tulistatud. 10:45. Ukraina 40. taktikalise lennuväe brigaadi 5 Mi-29 hävitajad tõkestavad Hostomeli õhudessantväe. Vene hävitajad pakuvad kopteritele õhukaitset, kuid neil on raskusi ukrainlaste märkamisega enne, kui need on juba lähedal, sest ukrainlased lendavad madalal ja tekitavad radaril maapinna peegeldustest häiringut. Ukrainlased suutsid hävitada 2 kopterit ja avasid dessanti toetama pidanud ründelennukite pihta häiriva tule, sundides neid taanduma. Ühtki ukrainlast ei tulistatud nende põgenemise ajal alla. 11:00. Peamine õhudessantvägi jõuab edukalt Hostomeli lennujaama, mis asub otse Kiievist loodes.
Linna õhutõrjevõimekus on elektroonilise sõjapidamise ja raketirünnakute tõttu oluliselt vähenenud, sundides neid ümber paiknema. Mitmed ründelennukid, millele dessantvägi lootis, on aga sunnitud Ukraina hävitajate rünnaku tõttu taanduma. Kopterirünnak läheneb märkamatult tänu tihedale ja madalale pilvekattele ning ainus hoiatus, mis kaitsvatel sõduritel on rootorilabade heli. Enne dessanti alustavad KA-52 ja Mi-24 kopterid raketirünnakuid Ukraina kaitsepositsioonidele. Kuud hiljem selgub, et üks Ukraina lennujaama töötaja oli andnud Vene luurele täpsed andmed Ukraina kaitsjate asukohtade kohta. Sellest hoolimata ei suuda raketirünnak kaitsjatele märkimisväärset kahju teha. Harkivis üritavad venelased teha välkkiiret rünnakut linna. Vene kerged soomukid ja luureüksused tungivad Harkivi äärealadele, kuid satuvad Ukraina regulaarvägede ja territoriaalkaitsejõudude varitsusse. Kaitsjad alustavad rünnakuid eesmärgiga killustada vaenlase kolonne, takistades sellega venelastel oma jõude koondamast ja tulejõudu koondamast. Vasturünnakud on äärmiselt edukad ning Venemaa plaan vallutada Harkiv esimesel päeval kukub läbi. Sellel on tohutu strateegiline tagajärg idarindel, suurendades oluliselt kaotust arvu, mida Venemaa lõpuks ida rahustamise katsetes kannatab. 1110. Hostomeli sihtmärgiks oleva kopteri dessantvägi hakkab maanduma. Alguses sattusid nad Ukraina kaitsjate juhusliku tule alla. Tegemist oli peamiselt ajateenijatega, kes olid halvasti varustatud ja kellel puudus varasem lahingukogemus. Võrreldes sellega viivad Venemaa rünnakut läbi vähesed Vene sõjaväeüksused, kes saavad regulaarselt põhjalikku väljaõpet. Esialgne dessant kohtab vähest vastupanu, kuid peagi seisavad nad silmitsi üha tugevama vastupanuga. Olukorda ei tee paremaks ka see, et nad maandusid lennujaama kompleksis põldudele ja lennuradadele, mis jätab nad kaitsetule suhtes äärmiselt haavatavaks. Asja teeb veelgi hullemaks see, et maapealne rünnak, millele dessantväelased lootsid, oli lennujaama kaitse alla surumisel vaid mõõdukalt tõhus. Kaitsjad kogunevad ja vastupanu tugevneb märkimisväärselt, põhjustades ründavate dessantväelaste seas suuri kaotusi. Kell 12.00 on täiendavad Vene dessantväelased edukalt maandunud, võimaldades neil hajuda laiemale alale lennujaamas. Ukraina kaitsjatel hakkab laskemoon otsa saama ja nad on sunnitud taganema, kui viimane kaitsjate grupp vangi võetakse. Lennujaama põhjasektoris on rünnak edukas. 18 Ilyushin IL-76 transpordilennukist koosnev lennuüksus saab loa jätkata oma teekonda nüüdseks vallutatud lennujaama suunas. Suured kaubalennukid veavad sadu sõdureid ja raskeid sõidukeid, sealhulgas tanke. Venemaa plaan on luua õhusild otse Ukraina südamesse ja liikuda lennujaamast välja, et vallutada Kiiev. Seejärel ühinetakse Valgevenest lõuna suunas liikuvate ründejõududega. See on strateegiliselt ambitsioonikas ja kui see õnnestub, lõpeb sõda 72 tunni jooksul. Kell 12.30. Idas liiguvad Vene väed ja nende Donbassi marionettväed Donetskist ja Luhanskist läände. Nende eesmärk on murruda läbi Ukraina kaevikute ja kindlustada tee riigi südamesse. Siin seisavad nad aga silmitsi Ukraina kõige kogenumate kaitsjatega, kes on olnud pidevas konfliktis alates 2014 aasta sissetungist. Ukraina kaitsekraavid tõrjuvad arvukaid rünnakuid, osutudes palju raskemini läbitavaks, kui Venemaa sõjaplaneerijad enesekindlalt arvasid. Siiani olid Ukraina väed silmitsi peamiselt ebaregulaarselt tegutsevate Donbassi separatistide ja väikeste Vene eriüksustega. Oodati, et Vene sõjamasina kogu jõud suudab need kaitsjad purustada tuhandete soomukite roomikute all. Kuid ettenägelikud Ukraina planeerijad olid taganud, et nende kaitse oleks piisav, et seista vastu massiivsele soomusrünnakule. Ja tänu lääne tankitõrjerelvade abile põhjustasid nad Vene soomukitele katastroofilisi kaotusi. Kell 13.00 alustavad tsiviilisikud evakueerimist Põhja- ja Ida-Ukrainast, põgenedes edasi tungivate Vene armeede eest. See muudab logistika Ukraina sõjaväe jaoks keerulisemaks, sest nad peavad liikuma teedel, mis on täis põgenevaid tsiviilisikuid. Kell 15.00 astuvad Vene väed lahingusse Ukraina kaitsjatega Tšornobõli keelutsoonis. Kell 16.00 on Vene väed Hostomeli lennujaamas olnud Ukraina sõjaväe ja relvastatud tsiviilisikute juhuslike rünnakute all. 3. eriotstarbeline polk saadetakse kiiresti Kiievi põhjaossa, samal ajal kui valmistutakse vasturünnakuks. Nendega liitub 72. mehhaniseeritud brigaad, kes alustab rünnakut venelaste tõrjumiseks enne, kui kaubalennukid saavad maanduda. Mõni tund enne märkimisväärse Vene väe maandumist annab kindral Valeri Zelužnõi käsu Ukraina suurtükiväel pommitada lennuvälju. Pommitamine annab Vene dessantväelastele ajutise hingetõmbe ränga suurtükitule eest, kuid nüüd ähvardab see kogu operatsiooni nurjata.
kui Ukraina suurtükivägi tekitab lennuradadele kraatreid, ei saa Vene lennukid enam Vene vägede maandumiseks vajalikule rajale maanduda. Ründelennukid pidid andma mahasurumistuld ning jahtima ja hävitama Ukraina suurtükiväge. Siiski on Ukraina hävituslennukid üle elanud Venemaa esialgse üllatusrünnaku ning suudavad edukalt Vene lennukeid häirida või takistada. 2 asja saavad järjest selgemaks. Vene õhusild muutub järjest võimatumaks. Tänu lennuradade halvenevale seisukorrale ja ebapiisavale toele on lennukid suunatud maapinnal olevatele dessantväelastele õhutoe andmiseks. Mõlemad on õiged järeldused, kuid probleemi tuumaks on Vene õhu- ja kosmosejõudude võimekuse puudumine. Nagu sõda hiljem tõestab, on Vene lennukid halvasti sobivad maapealseteks rünnakuteks, vaid vähesed neist on selleks ülesandeks korralikult varustatud. Lisaks on Vene piloodid alatreenitud ning Vene sõjavägi tervikuna ei ole suuteline läbi viima ühendrelvaoperatsioone visa vastupanu korral. 1730. Vene väed valutavad Tšernobõli keelutsooni. Niile antakse käsk kaevuda radioaktiivsesse pinnasesse, paljud neist evakueeritakse hiljem Valgevenesse kiiritushaiguse tõttu, kuna venelased varjavad infot. Pole teada, kui palju sõdureid puutus kokku ohtliku kiirgusega, kuid enamik positsioone jäeti hiljem maha. 1730. Venemaa kehtestab Ukraina rannikul mereblokaadi. 1800 Venemaa kolonn, mis liigub Valgevenest lõuna poole Kiievi suunas, seisab silmitsi aeg-ajalt esineva, kuid tõhusa vastupanuga. Ukraina väed kasutavad maastikku, et korraldada Vene sõidukitele varitsusi, põhjustades liiklusummikuid, mis aeglustavad kolonni liikumist. Vene kaotused hakkavad kasvama, kuna kolonnile avaldatakse üha suuremat survet Kiievi poole edasi liikuda. Vaatamata raskustele õnnestub väikesel soomusmasinate üksusel eralduda ja tormata tugevdusteks. Vene dessantväelased Hostomeli lennuväljal, kuid nende saabumiseni kulub veel mitu tundi. Kell 19. Ukraina vägede rünnaku all on Vene dessantväelased kandnud suuri kaotusi. Venelased seisavad nüüd silmitsi 2 olulise probleemiga. Esiteks, ei saabu oodatud õhutoetus piisavas mahus, et takistada Ukraina vasturünnakut. See on tingitud venelaste luureveast enne sõda, kuna nad ei suutnud põhjalikult kaardistada Ukraina kaitsejõudude tegelikku tugevust Kiievi piirkonnas. Seetõttu hindasid nad vastupanu nõrgaks ega määranud ülesande täitmiseks piisavalt personali ega õhutoetust. Teine probleem, millega venelased silmitsi seisavad, on see, et ootamatult tugeva vastupanu tõttu on suur hulk toetustehnikat maha jäetud lageda taeva alla. Laskemoona, toitu, raskeid relvi ja muud hävitab süstemaatiliselt Ukraina suurtükivägi, mille oleks pidanud õhurünnakutega vaigistama. Kell 20 ajavad Ukraina vasturünnakut edukalt Vene dessantväelased Hostomeli lennujaamast välja. Kell 22. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid teatasid oma esimestest sanktsioonidest Venemaa vastu seoses selle sissetungiga Ukrainasse. Sanktsioonid on ootamatult karmid. Venemaa oli lootnud sarnasele lääne ükskõiksusele, nagu näidati 2014 aasta Krimmi sissetungi ajal. Asja teeb hullemaks see, et Venemaa president Vladimir Putin oli lootnud kiirele võidule, et vältida tõsist sanktsioonide režiimi. Hostomeli lennujaamast saadud tagasilöögi tõttu on see järjest ebatõenäolisem. Kell 23. Venemaa külmutab kogu kaubalaevanduse Aasovi merel, kuna Ukraina merevägi ei osuta vastupanu. Vene merevägi on ainus Venemaa relvajõudude haru, mis on vastanud sõjaeelsetele ootustele. Esimese päeva lõpuks on Venemaa avanud sõja igal rindel. Raketirünnakud, elektrooniline segamine, mereväesurve, maismaarünnakud ja isegi sabotaaž. Kuid neil ei ole õnnestunud saavutada esimest päeva eesmärki, kindlustada kasutatav Kiievi piirkonna lennubaas. Samuti ei ole nad kõrvaldanud Ukraina valitsust ega põhjustanud sisemist kokkuvarisemist. Järgmiseks päevaks teab Venemaa, et nad peavad kindlustama lennuvälja piisavalt kauaks, et lennutada sisse suured lisajõud ja suruda Kiievi kolonnid edasi. Enne kui logistika ja varitsused nad paivale külmutavad, peab Ukraina jätkama vastasel nende lennuväljade kasutamise takistamist, hoidma teed surmavatena, varitsuste ja õhku lastud sildadega ning säilitama juhtimise ja kontrolli piisavalt kaua, et mobilisatsioon ja välisabi saaksid hakata mõju avaldama. See kõik enne, kui alustame sissetungi teist päeva. See on meie uus kanal, kus me süveneme põhjalikult sellesse, mis lahinguväljal tegelikult juhtus igasugustes konfliktides, mitte ainult Venemaa ja Ukraina vahel. Kui sulle see video meeldib, siis vajuta palun meeldib nuppu, telli kanal ja jäta kommentaar. Milliseid lahinguvälju sooviksid, et me järgmisena käsitleksime? 2. 00–6:00. Valgevenest saabuvad kolonnid jätkavad öö jooksul liikumist Kiievi suunas, kuid liiguvad märgatavalt aeglasemalt kui oodati.
Logistilised probleemid hakkavad ilmnema, kuna on selge, märkimisväärne osa Kiievi rünnakuks mõeldud bensiinist on Vene sõdurite poolt ära varastatud ja Valgevene tsiviilisikutele maha müüdud. Alkoholi, sigarettide ja toidu vastu vahetades päevadel enne sissetungi ilmneb ka üldine valmisoleku probleem. Vene üksuste komandurid on taktikalisteks lahingutegevusteks ette valmistamata, kuna nad ei saanud rünnakust ette hoiatust ega ettevalmistusaega enne, kui see juba käimas oli. Kriitiline allohvitseride puudus Vene sõjaväes ei tee mitte ainult juhtimis- ja kontrolliprobleeme hullemaks. Ilma professionaalsete allohvitserideta on suur lõhe Vene ohvitseride ja reakoosseisu nooremate sõdurite vahel, kes jäävad sageli iseenda hooleks või peavad täitma käske, millest nad täielikult aru ei saa. Lõpptulemus on rünnak Kiievi suunas, mis on aeglustunud teosammule, kuna Vene sõjavägi võitleb raskustega, logistika lagunemise ning kehva distsipliini, planeerimise ja väljaõppe tõttu. Ukraina eriüksused korraldavad karistavaid reide Vene kolonnide vastu, külvates pealetungijate seas hirmu ja segadust. Venelased, keda oodati kui vabastajaid, seisavad hoopis silmitsi suure hulga partisaanidega, kes osalevad samuti häiramisrünnakutes. Enne sissetungi jagas Ukraina valitsus üle kogu riigi kohalikele elanikele suures koguses tulirelvi. Idas pommitab Vene suurtükivägi tugevalt Harkivit, sihtides valimatult nii sõjalist kui tsiviiltaristut. Kaitsjate murdmiseks alustavad venelased taas soomusrünnakuid kindluslinna vastu, varahommikust pärastlõunani. Hostomelis on Vene dessantväelased ühinenud Valgevenest liikuvate maaväeüksustega ja alustanud rünnakut lennujaamale. Vene soomusmasinad satuvad aga Ukraina vägede rünnaku alla, mille tagajärjel hävitatakse mitu soomus- ja jalaväe lahingumasinate kolonni. Need, kes varitsused üle elavad, ühinevad aga teise dessantväega ja tungivad edukalt Hostomeli lennujaama, sundides Ukraina vägesid taas taanduma. Venelased kasutavad uue rünnaku jaoks kuni 200 kopterit, kuid nende tõhusus jääb taas piiratuks halva luureinfo, tiheda linnamaastiku ja Ukraina õhutõrje tõttu. Vene hävitajad alustavad rünnakut Kiievi vastu, tabades peamiselt tsiviilinfrastruktuuri ja põhjustades vähe kahju linna kaitsele. Ukraina Su-27 lastakse alla ründajate tõrjumise katsel. Ukraina hävitajad on valdavalt varustatud radarite ja rakettidega ning jäävad Vene hävitajatele terve põlvkonna võrra alla, asetades nad õhuvõitluses suurde ebasoodsasse olukorda. Maapinnal sisenevad Vene infiltraatorid, kes on riietatud Ukraina vormidesse Oboloni Põhja-Kiivisse. Nende eesmärk on vallutada hoone, kus asub Ukraina parlament. Kuid Ukraina väed avastavad ja hävitavad nad kiiresti. Ukraina omakaitseüksused on organiseeritud üle kogu Kiievi piirkonna ja võtavad aktiivselt osa Venemaa rünnakute tõrjumisest. Tsiviilvabatahtlikud valmistavad tuhandeid Molotovi kokteile, oodates venelaste läbimurret linna kaitseliinidest. Ukraina luureandmetel lekkisid Venemaa FSB sees invasiooni vastu olnud kaastöötajad infot kadõõrovlaste eriüksuse kohta, mis liikus Hostomeli äärealadele. Väites end olevat Tšetšeeni juhi Ramzan Kadõrovi eliitväed, koosneb kolonn hinnanguliselt 1500 võitlejast ja rasketehnikast. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski atentaat Harkivis. Vene kerge jalavägi ja mõned toetusmasinad suudavad edukalt linna äärealadele imbuda. Sõdurid on segaduses, kui neid tervitavad vihaste tsiviilisikute rahvahulgad. Neile oli öeldud, et neid võetakse vastu lilledega kui vabastajaid. Tsiviilprotestid suutsid Vene kolonje märkimisväärselt aeglustada, andes Ukraina kaitsjatele aega ümber rühmituda ja alustada vasturünnakuid linna äärealadel. Nad suutsid õhtuks sissetungi Harkivisse peatada. Vene väed on taas vallutanud Hostomeli lennujaama ja mehitanud nüüd turvakontrollpunkte kogu Hostomeli põhjaosas. Siiski peetakse Ukraina suurtükiväe ja sapööride poolt kahjustatud lennuradasid liiga ohtlikuks, et lastilennukeid turvaliselt vastu võtta. Vene õhurünnak on kõigi oma eesmärkide saavutamises läbi kukkunud. Donbassi suunal saavutavad Vene väed järk-järgulisi edusamme. Avdiivka, Horlivka ja Popasna teljel. Vastupaanu on tugevam kui oodati ja paremini organiseeritud, kui oli planeeritud. Vene sõjaväe planeerijad olid eeldanud, et selleks ajaks ollakse juba üle 100 kilomeetri Ukraina territooriumil ega ole korralikult valmistunud pikaajaliseks kurnavaks kampaaniaks. Hoolimata nendest tavasilöökidest hakkavad Vene väed lõunas ühenduma kagus asuvate üksustega. Suuremahuline pealetung strateegiliselt olulise Mariupoli linna vastu hakkab kuju võtma. Ukraina valitsus tunnistab avalikult, et Mariupol võib edasi tungiva Vene rünnaku tõttu olla ära lõigatuks jääda. Õhtu saabudes muutub üha selgemaks, et Ida-Ukraina reeturid on astunud samme, et aidata Vene pealetungi.
Ukraina väegede liikumise ja kindlustuste tugevuse kohta teabe edastamine toimub reeturite poolt kas ideoloogilistel või rahalistel põhjustel. Tsiviilpartisanide rühmad alustavad nende reeturite ja Vene infiltraatorite süstemaatilist jahtimist, kuna oma kohus kasvab üle kogu riigi. Teise päeva lõpuks edeneb Venemaa mõnes kohas endiselt, kuid sõda pole kulgenud nii, nagu neil vaja oleks olnud. Pealetung Kiievi suunas aeglustub õmmikute ja varustusprobleemide tõttu. Ja isegi kui Venemaa võtab Kiievi piirkonna lennuväljade ümbruses taas territooriumi enda kontrolli alla, ei suuda ta neid ikkagi usaldusväärselt muuta kasutatavaks õhusillaks, mille kaudu saata sisse suuri vägesid ja varustust. Nii et kiire võiduvõimalus sulgub järgmise päeva saabudes. Venemaa teab, et ta peab kas lahendama Kiievi probleemi, kas siis muutes mõne lennuvälja kasutatavaks või saavutades selge läbimurde pealinna ümbruses ning samal ajal stabiliseerima oma logistika, et kolonnid ei jääks seisma ega ükshaaval hävitataks. Samal ajal kui Ukraina peab hoidma õhusilla suletuna, jätkama kütuse, veoautode ja kinni jäänud kolonnide ründamist ning hoidma võtmelinnu piisavalt kaua, et jõuaksid saabuda täiendused ja rahvusvaheline toetus ning kaitse tugevneks. 3. päev. Venemaa väed, mis liiguvad Valgevenest lõuna poole, hakkavad soiku jääma. Teed on ummistunud liiklusest, kuna Vene väed ei suuda liiklust korralikult juhtida ning kütuse ja toidupuudus on tingitud sellest, et sõdurid müüvad neid. Mõlemad probleemid, mis algasid juba Valgevenes, hakkavad nüüd operatiivset mõju avaldama. Ukraina kasutab üha enam suuri relvastatud droone, et Vene sõidukeid rünnata ja hävitada, samal ajal kui Vene õhutõrjesüsteemid on endiselt transpordi asendis. Droonirünnakud on üha ootamatumad. See on sõja uus areng, mida Vene sõjavägi ei suutnud ette näha nii suures ulatuses. Selleks, et tõrjuda suurte droonide ohtu, lootis Venemaa kasutada samu vahendeid, mida kasutatakse ulatuslike Ukraina õhurünnakute tõkestamiseks, hävitajate katet ja maapealseid õhutõrjesüsteeme. Kuid droonid lendavad madalalt ja aeglaselt, mistõttu on neid õhus olevate radaritega raske tuvastada. Ja Vene hävitajad leiavad, et Ukraina õhuruum muutub üha vaenulikumaks tänu segamatult tegutsevatele õhutõrjesüsteemidele. Venemaal puudub spetsiaalne võimekus vaenlase õhutõrje hävitamiseks, nagu USA-l. Ja selle asemel toetuti raketirünnakutele ja eriüksustele, et neutraliseerida Ukraina külmasõjaaegne ulatuslik õhutõrjevarustus. Kui USA kasutab kiiret otsingu- ja hävitamise tsüklit, et füüsiliselt hävitada radareid ja raketisüsteeme minutitega, siis Venemaa doktriin on vähem agressiivne, piirdudes sageli pehmete hävitamismeetoditega, mis ainult ajutiselt suruvad maha või segavad signaale. Kuid Ukraina suur liikuvus koos Venemaa kehva planeerimisega on viinud selleni, et enamik neist jäi esialgsest rünnakust ellu. Ja nüüd on need taas koondatud, sulgedes järjest suuremaid alasid Ukraina õhuruumist Vene lennukite jaoks. Venemaa õhu- ja kosmosejõudude seas kasvab vastumeelsus lennata sügavale Ukraina territooriumile. Kiievi pealetungi jaoks teeb olukorra veelgi hullemaks see, et Ukraina kaitsjad on hävitanud mitu olulist silda. Eeldati, et eriüksused vallutavad ja kindlustavad need sillad kiiresti, kuid Ukraina enda eriüksused on selle enamasti raskeks, kui mitte võimatuks teinud. Ukraina eriüksused korraldavad pidevalt rünnakuid Vene kolonnide vastu, kasutades lääne tankitõrjerakette väga tõhusalt, enne kui nad taas maapiirkonda kaovad. 3. päeva hommikul üritab Venemaa taas avada õhusilde Kiievisse, rünnates Vassilkivi linna ja lähedal asuvat sõjaväelennuvälja. Vaatamata tugevale õhutõrjetulele õõmestub Vene langevarjuritel Vassilkivi lähedal arvukalt maanduda ja nad hakkavad lennuvälja poole liikuma. Venelastega liituvad ka uinuvagendid, kes olid linna paigutatud kuud enne sõda. Kuid nad jooksevad otse vastu ootavat 40. taktikalist lennuväebrigaadi ja on sunnitud taanduma. Teine katse luua õhusild Kiievisse ebaõnnestub ning Venemaa on lõpuks sunnitud plaanist täielikult loobuma. Nüüd on selge, et kolmapäevane plaan Kiievi režiimi kukutamiseks on läbi kukkunud. See on Venemaa jaoks ülemaailmselt piinlik, sest oma rünnakus tõmbas ta selge paralleeli enda ja Ameerika Ühendriikide võimete vahele. Vene väed ründavad edukalt Kiievi hüdroelektrijaama, kuid kannavad selle käigus suuri kaotusi. Nad hoiavad jaama enda käes vaid 24 tundi, enne kui järgmisel päeval tagasi tõrjutakse. Ukraina eriüksused leiavad üles ja sihivad Kadõroviitide üksuse, kelle ülesandeks oli president Zelenski tapmine. Üks rühm peatatakse ja hävitatakse Kiievi äärelinnas. Samal ajal tuvastavad droonid 2 täiendavat Tšetšeeni vägede koondumist. Ukraina rahvuskaardi ja Alfa-grupi eriüksused ründavad mõlemat Tšetšeeni üksust, põhjustades neile suuri kaotusi ja sundides neid taganema. Idas tunnistavad Vene väed, et välksõda Harkivi suunas on võimatu. Venelased muudavad taktikat. Enam ei saadeta kergejalaväge ja luureüksusi enesetappelikele rünnakutele, et luua teid linna sissepääsuks.
selle asemel hakkab Venemaa oma vägesid paigutama, et linna ümber piirata ja isoleerida, toetudes samal ajal oma ajaloolisele taktikale pommitada linna sees olevaid tsiviilisikuid kaugmaa suurtükiväega. Sellest hoolimata hoiab Ukraina Donbassi piirkonna strateegiliselt olulist linna jätkuvalt kindlalt enda kontrolli all. Vene edasitung jätkub, kuid oodatud Ukraina sõjaväe kokkuvarisemist ei toimu. Mariupoli lähistel kogub Venemaa pealetung hoogu. Nüüd on selgeks saanud, et Kiievi vallutamine muutub üha ebatõenäolisemaks ning fookus nihkub Mariupoli hõivamisele. Mariupol on suure tööstuskeskusena strateegiliselt ja poliitiliselt oluline, kuid Vene sõjapüüdluste jaoks on veelgi tähtsam võimalus nägu päästa selle hõivamise kaudu. 72-tunnise lahingute jooksul on ülemaailmselt edastatud oodatud 3-päevane võit selgelt näidanud, et see ei pruugi teoks saada. Kui Venemaa suudab Mariupoli vallutada, aitab see riigil poliitilist mainet päästa. Päeva lõpuks on Kirde-Venemaa pealetung Kiievi kesklinnast 19 miili kaugusel, kuid halva planeerimise ja lakkamatute Ukraina rünnakute tõttu on nende logistiline seisund ja lahinguvõime üha kehvemad. Vene planeerijad on sunnitud tunnistama, et Kiiev ei lange tõenäoliselt niipea ning alustavad ettevalmistusi traditsioonilisemaks maismaaoperatsiooniks linna vastu. Neil on vajalik varustus olemas, kuid see on lootusetult takerdunud üha kasvavasse ummikusse, mis saab peagi legendaarseks kaasaegse sõja ajaloos. Ja see ongi tegelik 3. päeva lõppseis. Venemaa on jõudnud Kiievile löögikaugusele, kuid pole Kiievit enda kontrolli alla saanud. Blitzkriegi arvestus enam ei klapi. Liiga palju teed, liiga vähe kütust, liiga palju varitsusi ja pole segamatut õhusilda, et tempot taastada. Nii muutub sõda sprindist kurnavaks võitluseks. Siit edasi tuleb iga kilomeeter pealinna suunas välja teenida. Vanamoodsal viisil, aeglaste edasiliikumiste, raske suurtükitule ja piiramistaktikaga. Samal ajal kui Ukraina kogu strateegia on hoida neid kolonne piisavalt kaua kinni, veritsemas ja organiseerimatuna, et kaitsjad ja nende taga olev väline toetus saaksid aja relvaks muuta. Kus see kõik lõpeb? Selle video tegemise ajal, 4 aastat pärast selle algust, 24. veebruaril 2022, pole vastus endiselt teada. Aitäh vaatamast ja lihtsalt meeldetuletuseks, see on meie uus kanal, kus me süveneme sellesse, mis tegelikult lahinguväljal juhtus, Venemaa Ukraina sõjas ja mujal. Kui sulle see meeldib, vajuta like, telli kanal ja jäta kommentaar. Kirjuta, millist järgmist konflikti, lahingut või kampaaniat soovid, et me kajastaksime. Kohtumiseni lahinguväljal!